Kaitseliidu korraldatud patrullvõistluse Luureret 2018 stardis tulid ennast proovile panema täpselt 100 võistlejat, kes jagunesid 25 erinevasse võistkonda. Omavahel võtavad mõõtu 15 Harjumaleva noorte kotkaste ja 10 kodutütarde võistkonda. Luureretkel peavad osalejad lahendama 55-kilomeetrisel rajal 17 erinevat ülesannet. Näiteks ühes punktis pidid võistlejad lahendama meditsiiniülesande. Autoõnnetus oli juhtunud, pidime siis kannatunutega tegema, et oli üks peahaavaga, üks oli šokis, ühel oli lahtine luumurd ja üks oli teadvuseta. Siis me pidime siduma neid ja otsima nendega kontakti ja rahustama. Umbes 10 kilomeetrit hiljem tuli võistlejatel ülesandeks takistusrada, kus nad pidid ennast kinnitama karabiiniga nööri külge ja läbima etteantud raja ning sooritama ühe ülesande. Alguses on vedama ja pärast ei saanud pidama, et alguses ma ei saanud kohe kohalt minema, et tekkis raskusi, kust minu see köis jookseb, aga pärast juba oli kõik selge ja tuli kõik välja. Eelmise aasta Harjumaleva Luureretke võitjameeskond, Loksarühma noorkotkad tulid ka sel aastal 3-päevase patrullvõistluse starti võidumõtetega. Meeskond ikka stardib võidumõtetega alati, et meie meeskond ongi see, kes stardib alati võidumõtetega ja teeme nii hästi kui oskame ja teeme oma ülesanded ära ja siis lähme tavaliselt võidu peale välja. 55-kilomeetrise patrullvõistluse eesmärk on testida noorte teadmisi ja orienteerumisoskusi koos põnevate võistlusmomentidega. Harjumaleva noorte kotkaste ja kodutütarde võitjameeskonnad lähevad ringkonda esindama vabariiklikel võistlustel Mini-Erna ja Ernake.